Tere! Meil on hea meel, et otsustasite vaadata arhitektuurisaadet Majade ajas. Seekord räägime raudteest ja raudteearhitektuurist. Ennem kui hakata raudteearhitektuurist rääkima, oleks mõistlik meenutada, kuidas Eestimaa endale raudtee sai ja millal. Raudtee jõudis Eestimaale varsti juba 150 aastat tagasi, ehk siis aastal 1870, kui avati esimene raudteeliin marsruudil Peterburi, Tallinn, Paldiski. Ja sellega tegelikult avati nii-öelda roheline tee raudtee arenguks Eestis, sest pärast Riburada pidi hakkasid kiiresti järgnema uued raudteeliinid. 1876 juba Tapa-Tartu haruliin, mis tähendas seda, et Tapast sai väga oluline sõlmjaam ja sealt edasi juba Riburada pidi Viljandisse, Mõisakülla, Valka, Tartu pealt Pihkva suunda, et selles mõttes see raudteevõrk hakkas väga kiiresti laienema. Ja see protsess jätkus ka iseseisvas Eesti Vabariigis, kui raudteest sai väga oluline liikumisvahend. Nii et kui me vaatame Eesti raudteede kaarti Eesti Vabariigi lõpus, siis me võime öelda, et peaaegu terve Eesti on raudteevõrgustikuga kaetud, ainult Hiiumaale me ei jõudnud raudteed viia. Aga nüüd, kui arhitektuuri peale minna, siis algust Tsaari-Venemaa, millised olid esimesed raudteejaamad ja kas nad olid igas jaamas olid ühel tasemel või oli seal ka, et kehvem, väiksem jaam, väiksem maja? No algus oli väga rangelt reglementeeritud, kuigi ühelt poolt me teame, et Vene tsaaririigis paljud asjad lohisesid pikalt, siis raudteel oli kord majas. Raudteel oli terve hulk väga täpseid eeskirju, mille järgi kogu seda raudteemajandust korraldati, muuhulgas siis ka raudteejaamade paigutamist ja väljanägemist. Nimelt oli siis selline reegel, et umbes iga 100 kilomeetri kohta peaks olema siis vähemalt üks teise klassi raudteejaam. Sinna vahele võiks mahtuda 1 3. klassi raudteejaam, siis nende vahele omakorda 1 kuni 2 4. klassi raudteejaama ja kui vaja, siis veel ka võib-olla mõni 5. klassi raudteejaam. Sellest jutust me saame siis aru, et tegemist oli 5 klassi oli jaamahoonete jaoks. Esimese klassi raudteejaamasid oli meil tegelikult Eesti aladel ainult 1 ja see oli loomulikult Balti jaam. Tähtis algus, lõpp ja sõlmpunkt. Teise klassi raudteejaamasid teame me, või mis meil nagu siin välja kujunesid algatuseks, siis Narva, Rakvere, hiljem ka Tartu, et need olid siis sellised ka suhteliselt kõrgete nõudmistega, kus siis eraldi olid ootesaalid esimese ja teise klassi reisijatele ja lisaks ka eraldi ootesaal daamidele, eraldi klassi reisijatel olid eraldi söögisaalid ja nii edasi, mida nii-öelda kõrgem klass, kui oli juba 4. või 5. klassi raudteejaam, siis tegelikult need nii-öelda reglement jäi suhteliselt lühikeseks ja nõudmised ei olnud enam nii keerulised. Nüüd teine asi on see raudteejaamade väljanägemine. Et selle sama Tallinn, Paldiski ja Tallinn Peterburi liini peal, mis siis kõik korraga rajati, kasutati ühte konkreetset tüüpprojekti ja tihtipeale oli nii, et nii need 3., 4. klassi raudteejaama või ka teise klassi raudteejaama võisid täiesti ühesugused välja näha, ehk see projekt oli nagu sama, aga sisu erines. Et nii on meil siis tänaseni säilinud nende hulgast siis Paldiski, Keila, Aegviidu ja Kabala raudteejaamad ja rohkem tegelikult nagu selle liini jaamadest säilinud ei olegi, kuigi neid oli veel 10 tükki, nii et tegelikult algselt oli neid hästi palju. Ja väiksematest raudteejaamadest sellel samal liinil siis võib-olla hea näide on kindlasti Kadrina, mis ei ole ka üldse tüüpiline näide, kuivõrd Kadrina raudteejaama laskis Palmse mõistlik von Baalen ehitada nii-öelda klassinõudest tunduvalt uhkemaks, et temal seal ikkagi oleks ka omal võimalik pidulikult peatuda ja oma ruumidega, et võib teatud paralleeli tõmmata Haapsalu raudteejaamas paikneva keiserliku paviljoniga. Et Kadrina selles mõttes ei ole võib-olla väga hea tüüpiline näide, aga võib-olla kõige tagasihoidlikumast väikesest 5. klassi raudteejaamast on hea näide Klooga raudteejaam, mis tõesti olles vahetult enne Paldiskit oli pigem selline väike sõlmjaam, kus siis tõesti ümbruskonna rahvas maha sai ja mis oli siis tegelikult nagu juba toona hinnatud suvituspiirkonnale ka võib-olla kõige lähem raudteejaam.
esimestest raudteejaamadest oli kivist ainult Balti jaam ja kõik ülejäänud oli puhas puit. Kuna see raudtee valmis ka suhteliselt lühikese aja jooksul, siis puidust sai ehitada tunduvalt kiiremini ja ilmselt ei peetud ka vajalikuks, sest üldiselt ka üle Venemaa on puit olnud läbi aegade raudtee arhitektuuri päris osa. Aga küll ehitati kivist need raudteejaamad, mida siis juba 20. sajandil rajati. Kõige silmapaistvama komplekti nende hulgast võib-olla moodustavad Peeter Suure merekindluse raudteejaamad, mis siis on juba rajatud vahetult enne esimest maailmasõda, kus siis ka paar kindlat tüüpprojekti oli veetorn elamu, jaamahoone ja siis jaamelamu, mille järgi siis neid rajati ja mida tegelikult on tänaseni väga palju säilinud, aga osa neist on küll ümber ehitatud ja mõni seisab ka varemetes, aga tegelikult see komplekt või kogum on päris suur. Ja võib-olla kui siia Peeter Suure merekindluse raudteeni jõudsimegi, siis see on tegelikult esimene kitsarööpmeline raudtee, mida siis siia rajati. Et nimelt siis omal ajal oli 2 tüüpi raudteed, laiarööpmelised ja kitsarööpmelised, sõltuste siis sellest nii-öelda rattapaari või rataste omavahelisest laiusest. Kitsarööpmeline raudtee oli alati lihtsam ja odavam ja kasutati enne kõike selliste vähem tähtsate haruteede ja vahel ka tööstusraudtee jaoks. Kui need tööstusest tulevad vagunid pidid edasi liikuma näiteks Peterburi suunal, siis siiski eelistati, et see rataste vahe ei muutuks, et ei peaks siis neid vahetama. Ja tegelikult kitsarööpmeliste raudteede kõrgaeg võib-olla oli üldse Eesti Vabariigi ajal, kui neid nagu järjest rajati esimesena siis Lelle-Pärnu liinile, nimelt siis läbi terve tsaariaja sai rongiga Pärnusse sõita küll, ainult et Tallinnast Pärnusse sõitmiseks tuli sõita ühtlasi ka läbi Viljandi ja Mõisaküla ehk poolele Eestile ring peale. Ja kui siis Lelle-Pärnu raudteeliin rajati, siis see oli tegelikult Pärnu kui kuurortlinna arengule tohutu suur eelis, sest nüüd sai suhteliselt kiiresti sõita otse Tallinnast Pärnusse. Aga see oli siis pikalt kitsarööpmeline raudtee, aga vist peaaegu ühena vähestest nendest kitsarööpmelistest asendati siis nõukogude ajal laiarööpmelisega ehk et ta liideti nii-öelda selle laiarööpmelise võrku. Samas kui suurem osa kitsarööpmelistest raudteedest, näitena needsamad Peeter Suure merekindluse raudteed, mis siis ulatus Tallinnast kuni Vääna välja, nii et sealt kandi vanemad inimesed veel mäletavad, kuidas rongiga sai nagu mere äärde sõita. No mitte päris, aga Väänasse sai välja. Ja siis näiteks ju oli Rapla Virtsuliin. Ivo Linnagi laulab, et kui Virtsu viis veel rong. Et ja selliseid liine on veel ja veel Virtsuski ja üldse selle Rapla Virtsuliini peal on ka märkimisväärselt suur hulk raudteejaamasid järgi veel. Aga jah, et see Eesti Vabariigi aegne kitsarööpmeliste raudtee õitseaeg sai kuskil 60-ndatel, 70-ndatel läbi, kui ei peetud vajalikuks neid enam korrastada ja järjest hakati neid üles võtma. Kui me vaatame seda raudteearhitektuuri pärandit oma kunagises hiilguses, siis loomulikult palju on kaotsi läinud. Samas, kui me vaatame seda, mis meil alles on, kui siin sai 20. sajandi arhitektuuri inventeerimise projekti raames tehtud alusuuring raudteejaamade kohta, siis see tulemus ei olnudki nii halb. Tõsi, tegemist on väga ohustatud pärandiliigiga, kuivõrd võib-olla ka sarnaselt tööstusarhitektuurile, et kuna sisu on muutunud, ehk et raudteejaamasid oma endisel kujul tänapäeval ei peeta enam vajalikuks, sõiduplaanid on täpsed, kuigi ma olen küll aru saanud, et inimesed, kes väikestest jaamadest peale lähevad, on suhteliselt õnnetud, kui nad peavad seal perroonil tuule, vihma ja külma käes rongi ootama. Aga nii on nagu otsustatud, et jaamahooned, ja see on ka mujal maailmas, see ei ole ainult meie probleem, et jaamahooned nagu tänasesse infrastruktuuri enam ei kuulu ja nii tegelikult oma algupärases funktsioonis jaamahooneid on säilinud küllaltki vähe. Kuigi on näiteks Viljandis, näiteks Tartus. Jaamahooned samas ei ole nii üle mõistuse suured objektid, et neil on võimalik leida uut funktsiooni, et kui üks 20 aastat tagasi oli pilt üsna kurb ja päris paljud neist seisid nagu nii-öelda suletuna ja rüüstatuna, siis tegelikult täna on pilt päris hea. Tallinnas on enamikes jaamahoonetes siis on kas mingid laste mängutoad, noortekeskused, vanuritekeskused või siis siin samas Nõmmel, kus me oleme, on sees muuseum ja jaama restoran. Viimast muidugi tahaks eriti kiita, sest et tegelikult ju omaaegses raudteejaamas oli
restoranil väga tähtis roll või jaamapuhvet, ka nagu seda nimetati. Et tegelikult see oli tihtipeale selle jaamahoone elu sõlmpunkt ja kui oli tegemist sellise nii-öelda sõlmjaamaga, kus võib-olla oodati ümberistumist või järgmise rongi väljumist, nagu on Tapa või näiteks Tartu, siis jaamapuhvetis sündis nii mõndagi. Kusjuures, kui minu ülikooli ajal veel Tartu raudteejaama restoran töötas, siis see oli väga populaarne koht, kus ikka väga sageli käidi seeliankat söömas ja peab tunnistama, et seal oli seda niisugust omaaegset õhustikku väga palju alles. Aga raudteejaamast on kohandatud ka üksjagu elamuteks, et selleks ta sobib kindlasti ka väga hästi ja eriti tänuväärt nendes piirkondades, kus raudteed enam ei ole, siis on kohe eriti vaikne tagatud, aga näiteks kunstnik Lilian Meister, kes on rajanud oma kodu Tori raudteejaama, tõsi küll raudteelaste elamusse, sest jaamahooned sellele säilinud, on alati kiitnud, et kui suurepäraselt saab ta sõita rongiga otse koju, praktiliselt juukse. Et tegelikult kindlasti see on üks võib-olla isegi liiga vähe kasutatud potentsiaal, et ma tean küll üks 10, võib-olla isegi 15 raudteehoonet, mis on siis elamuks kohandatud, aga kindlasti seda saaks palju rohkem teha. Seal olid ju elamud, seal olid ka abiruumid, seal olid veetornid, mis iganes, mis vajalikud olid, et kui suured need kompleksid olid? No see sõltus nüüd jälle väga palju jaamast, et veetorn ei olnud mitte igas jaamas, vaid seal, kus siis, kuna auruvedurid vajasid oma nii-öelda veevarude tankimist teatud aja möödudes, siis need veetornid paigutati ka teatud vahemaa järgi, et näiteks kui me vaatame Haapsalu suunas sõitmist, siis veetorn on meil Keilas, veetorn on Riisiperes ja veetorn on Ristil ja veetorn on Haapsalus. Sellest võib umbes seda rütmi nagu ka järeldada, et kui sageli see vedur vajas oma veevarude täiendamist. Nüüd lisaks sellele olid tihtipeale kuulusid jaamahoone juurde ka elamud. Väga väikeses jaamas oli ka nii, et seesama jaam mahutas nii ootesaali kui ka siis nii-öelda jaama ülema korteri, eriti siis nende vabariigiaegsetel kitsarööpmelistel raudteedel väiksemad jaamad olid just sedamoodi lahendatud. Aga toona oli raudteel hõivatud ka erakordselt palju inimesi, nii et suuremates jaamades on ikkagi lausa mitmed raudteelaste elamud, kus on ka igas ühes mitu korterit sees. Lisaks sellele oli seal elamute juures olid veel ka puukuurid, käimlad, saun, nii et tegelikult see moodustas kõik oma väikese mikroühiskonna. Kõik eluks vajalik oli olemas ja sel ajal võib-olla kui talus kippus see puukuur olema midagi suhteliselt juhuslikku ja käepärastest materjalidest kokku löödud, siis juba tsaariaegsetes raudteejaama kompleksides oli korralikult projekti järgi tehtud puukuurid, mille juures oli väga täpselt vaadata, kuidas see välja näeb ja kuidas tema kompleksi sobitud. Samamoodi võib öelda, et käimlad on need, mis teatud mõttes meie seda niisugust käimlakultuuri ka kasvatasid, et sel ajal, kui talumees veel lehma külje all käis, olid juba raudteejaamades igal pool olemas korralikult eraldi käimlad meestele ja naistele. Ehk et teatud mõttes võis see raudtee tähendada ka sellist tsivilisatsiooni levikut maapiirkondades. Aga ometigi on ju kaitse alla võetud, muinsuskaitse alla võetud päris palju. Ühelt poolt võttes on ju päris hästi, eriti see vanem raudteearhitektuuri osa on, ütleme nii, et ta siiski on nagu kõige esmasem on kaetud. Ja võib-olla mõne jaamahoone puhul on ka mindud natukene liiga hoogu, ehk iga kuurikökats on eraldi kaitse all, et võib-olla kompleksi kaitse on see kindlasti üks koht, mis oleks siin ka ennast väga õigustaks. Aga teisalt on ka jälle selliseid jaamahoonete tüüpe ja ka elamute tüüpe, sageli ka Eesti Vabariigi ajal ehitati tüüpprojektide järgi, mida ei ole kaitstud, et näiteks esimene stalinistlik raudteejaam sai kaitse alla alles väga hiljuti. Ja meie võib-olla üks erilisemaid raudteearhitektuuri näiteid, mis ei ole tüüplahendus Tapa, samamoodi alles mõni aeg tagasi võeti muinsuskaitse alla. Aga võib-olla tänaseks siiski sellel pildil ei ole viga, et meil on nagu kõikidest ajaperioodidest, et meil on tsaariaegsest arhitektuurist, isegi võib-olla, et Eesti Vabariigi aegne raudteearhitektuur on kõige nõrgemini esitatud või kõige vähem süsteemselt võib olla.
aga noh, ütleme, et seda sai ka selle 20. sajandi projekti raames käsitletud, aga noh, see protsess on piisavalt aeglane, et ega kõige korraga ka ei jõua. Aga noh, ütleme, et siuksed, noh, võib-olla kõige olulisemad näited ikkagi on nagu olemas. Ja noh, eriline hea meel on muidugi võib-olla meie kõige sellise uuema raudteearhitektuuri näite üle, mis kaitse all on, mis on siis Balti jaama lähirongide paviljon, mis siis ka hiljuti ju ära restaureeriti ja ma tean küll, et või vähemalt ma olen kuulnud, et omanikel ei olnud endal ka selget ettekujutust, et mis nad sellega tegema hakkavad. Et paljud kindlasti mäletavad, et seal oli mingi arusaamatu turumoodi moodustus, mitte kõige paremini lõhnav ja mitte kõige elegantsemalt välja nägev. Nüüd, kus see ruum on täiesti tühi, on ilmnenud, et tegemist on erakordselt menuka peoruumiga, kus minu meelest on üsna raske seda ruumi rentida, sest et seal on pidevalt igasugused üritused sees. Võib-olla ei peagi olema mingit püsifunktsiooni, vaid selline nii-öelda pidevalt vahelduv sisu on ka väga hea. No kindlasti on see Balti jaama paviljoni remont ja Balti jaama turg paljuski võib-olla õilistanud seda kanti, sest et pikka aega oli ju nii, et kui Kalamaja läks juba õitsele 10 aastat tagasi tegelikult, või noh, hakkas minema, võib-olla on õigem öelda, et siis see Balti jaam oli seal vahel nagu mingi niisugune mets või mingi raske lõik, mida tuli läbida selleks, et jõuda jälle nagu tsivilisatsiooni sekka, siis nüüd tegelikult on see side nagu vanalinna ja Kalamaja ja Pelgulinna vahel nagu palju orgaanilisem ja palju loomulikum, ehk et tegelikult see Balti jaama uuesti sünd on läbi selle paviljoni ja läbi turu kindlasti väga selgelt teoks saanud juba. Aga kui palju on raudteearhitektuuri uuritud ja kajastatud? No see on jälle nagu nii ja naa, et ühelt poolt nagu on, et meil on päris ilus raamat nimega Eesti raudteejaama, mis on nagu inimestele, kes lihtsalt natuke selle asja vastu huvi tunnevad, väga tore sirvimismaterjal, noh, kes tahab natuke süvitsi midagi teada anda, muidugi hästi pealiskaudne. Noh, teistpidi on tehtud neid raudteearhitektuuri uuringuid, mõned neist on ka internetis kättesaadavad. On olnud mitu näitust, nüüd kõige värskem oli just Heiki Pärdi näitus. Mõni aeg tagasi oli Kaido Haagenil raudteejaamade näitus, et noh, tegelikult see raudteejaam oma olemuselt on selline kütkestav hooneliik, mida tahetakse pildistada, et millel on oma teatud selline sõnum ja atraktiivsus ja noh, võib-olla ka ühisnimetaja, mis võimaldab neid nagu hästi koos vaadelda, et kindlasti on võimalik raudteejaamadest teha palju terviklikuma näituse, kui me näiteks taluelamutest teha tahame, sest seal on variatsioonid tunduvalt suuremad. Küsimus oleks veel sellest, et nii mõnigi linn Eestis nimetatakse neid raudteelinnadeks, et millised on need linnad Eestis, mida võib raudteelinnadeks nimetada? Noh, ma arvan, et igaüks teab, et see on Tapa. Tapamäe raudteejaam, mis tekkis ju tegelikult, võiks öelda, et tühja koha peale Heinamaale, Tapa mõisa käest ostetud maatükile ja oli alguses täiesti tähtsusetu 4. klassi raudteejaam. Seesama tüüpprojekti järgi, mis meil seal Keilas ja igal pool on. Aga kui nüüd 6 aastat hiljem valmis raudteeharu Tartusse, siis järsku muutus Tapa täiesti oluliseks sõlmjaamaks. Ütleme, et siis jaama juurde hakkas kohe kasvama küla, millest hiljem sai ka linnake. Raudteejaam ise hakkas paisuma nagu kännuseen, ehk et talle hakati kogu aeg juurde ehitama erinevaid tükke. Kui ta muutus selleks sõlmjaamaks, siis kohe nagu ülendati see jaamahoone 2. klassi vakseliks. Aga noh, muidugi hoone ise kohe ju järgi ei jõudnud ja alles 1910 siis saadi lõpuks nii kaugele, et saadi rahad ja load kätte, et ehitada sinna korralik 2. klassi nii-öelda staatusele vastav kivist jaamahoone, mis siis ka veel vahetult enne esimest maailmasõda 1914 valmis sai. Aga Tapa on võib-olla selles mõttes hea näide, et loomulikult ta on nüüd ka kõige suurem raudteejaam või üks suuremaid, mis meil üldse siin säilinud on. Ja teisalt võib-olla kõige selline problemaatilisem olnud, et kui ta nüüd 10 aastat tagasi või natuke rohkemgi niimoodi vähehaaval kasutuselt ära jäi, kuni lõpuks lõpetas tööga jaama puhvet ja pandi kinni ka ootesaal ja nüüd on ta ju seisnud pikalt kinni löödud akendega, vahetevahel on seal ainult suveetendused olnud ja tegelikult selle üle on nagu tükk aega juba polemiseeritud, et mida sellega teha. Ja mõni aasta tagasi oli siin ka EKA tudengite workshop, kus siis restaureerimistudengid, arhitektuuritudengid, sisearhitektid ja TTÜ insenerid siis koos otsisid nagu lahendusi Tapa raudteejaamale ja veetorrile, sest et tegelikult kui me mõtleme Tapa linna peale, siis tegemist on kindlasti linnaehituslikult kõige atraktiivsema kompleksiga selles linnas, kõige, võiks öelda, et sellise linnamärgi nagu sellisega.
ja seal tuli muidugi päris huvitavaid ideid, et alati noorem põlvkond suhtub sellisest eelarvamuste vabalt ja küll pakuti NATO sõduritele keeglisaali ja kasiinot ja ega siis meelelahutust ju tegelikult on tarvis, kui neid seal nii palju on. Et kindlasti selles on nagu oma mõte ja ilmselt on sellest aru saanud ka Eesti Raudtee, kes tegelikult nagu vaikselt on hakanud nagu mõtlema selle jaamakompleksi restaureerimise suunas. Et see on küll alles alguse järgus ehk eritingimuste koostamise staadiumis, aga mõte sinna siiski liigub, et selge on see, et praegustes oludes, kus ümbrus on kõik korda tehtud, praegu seal pannakse veel, kes peatänavat asfalteeritakse ja kõiki need platvormid ja raudtee ise on korras ja kõik see ümbrus on nagu prillikivi ja siis see vaene raudteejaam on seal niisugune üsna õnnetu oma kinni löödud akente ja natukene niisuguse väsinud olekuga. Et selles mõttes kindlasti see perspektiiv või perspektiivi otsimine sellistele kompleksidele on päris keeruline, aga samas, kui ta muidugi jälle leitakse, siis tegelikult selle asja ärakasutamine võimaldab anda väga põnevaid uusi väljundeid. Alati, kui on nagu see uute funktsioonide otsimine, et kunagi turus sai tehtud nagu nii-öelda vaatlusi, et kuhu on paigutatud kõrtse. See, et mingis endises tehasehoones on kõrts, see on meil jumala tavaline. Turus on ka kõrts, mis on koolimaja, õieti seal on terve kõrtside kompleks. Ühes klassis on pubi, teises on restoran, kolmandas oli vinoteek. Ja muidugi kõige koloriitsem oli endisesse linna Kempsu tehtud väike baar. Ehk et ja kõik nad olid hästi põnevad ja võib-olla nad ei olnudki nii head baaridena või et ütleme, et see mitte see sisu ei olnud nii äge, aga just see, kuhu nad olid tehtud, hakkas tegelikult lõppkokkuvõttes toimima juba äriidee kasuks. Ehk kindlasti on ka nagu raudteejaamadel see sama potentsiaal, et rakendades selle erilise looga maja, mis tahes funktsiooni teenistusse, saame me sellele anda täiendavat lisaväärtust. Ja nüüd on kätte jõudnud aeg loosida välja eelmise saate küsimusele õigesti vastanu. Eelmises saates tahtsime teada, millal toimus esimene disainiöö ja kus. Aasta oli 2006 ja Laboratooriumi tänav oli see koht, kus põhiliselt ta toimus. Kes saab kingituse? Kingituse saab Toivo Lodjak. Palju õnne, Toivo Lodjak, ja teiega võtan ma kindlasti ühendust, kuidas te kätte saate kingituse. Aga ka selles saates on küsimus, kuidas see kõlab. Milline on kõige uuem raudteearhitektuuri näide, mis on meil riikliku muinsuskaitse all? Selle küsimuse vastus kõlas meie saates ära, kes tähelepanelikult kuulas, teab, ja see vastus palun saata ära 1,5 nädala jooksul meie meiliaadressile majadajas@tallinnatv.eu. Ja sellega on meie see saade läbi. Kohtume 2 nädala pärast.